Rikkus ja vaesus on lihtsalt mõtteviis. Rikkus ja vaesus ei ole see, kui palju on sul täna raha pangakontol, vaid see on see, et kuidas sa täna mõtled ja kuidas sa täna suhtud. Rikkuse mõtteviis on see, mis loob küllust ja vaesuse mõtteviis on see, mis loob nappust. Ja ma usun, et see algab sellest, et kuidas me mõtleme seoses rahaga. Inimesed, kes otsivad lahendusi, on need, kes üldjuhul on rikkad. Inimesed, kes leiavad vabandusi, on need, kes on üldjuhul vaesed. Ja mõtteviis on see, millest tegelikult kogu see protsess alguse saab. Kui me ühel hetkel oleme sellise avatud mõtteviisiga, kus me näeme igal pool võimalusi ja hakkame otsima neid võimalusi, siis me leiame ka nendele vastuseid. Ja vastupidi, kui me näeme seda, et see ei ole võimalik, siis me leiame ka sellele vastuse, miks ei ole minu jaoks võimalik. Mu mentor kunagi ütles seda, et meie aju on küsimuste vastamise mehhanism, mis tähendab seda, et mis küsimuse sinna paned, sellele sa vastuse leiad. Ja kui küsimus on see, et see ei ole minu jaoks võimalik, siis su aju leiab väga palju põhjuseid, miks ei olegi sinu jaoks võimalik. Ja kui sa küsid seda, et kuidas see on võimalik, siis sa leiab ka vastuse, et kuidas see on sinu jaoks võimalik. Nii et ma ütleks veel kord, et rikkus ja vaesus algab sinu mõtteviisist. Kui sul on selline avatud, positiivne mõtteviis, siis sinu eeldused ka majanduslikku rikkust oma ellu tuua on oluliselt suuremad.